oleme jõudnud siia Oskari kuuri, kus me näeme, kuidas meie leiutajate küla Oskar... Mida sa teed nüüd seal? Sa pidid mind filmima ju. Mida sa seda leiutist filmid? Tule nüüd siia poole. Tule siia poole. Nii, väga hea. Oota, ega mul soo must ei ole. Ei ole must, aga ninas midagi. Ei, kuule, jah, nii, väga hea. Võime siis alustada. Nii. Tere tulemast! Oleme jõudnud siia Oskari kuuri, kus Oskar on väga leiutamisaldis ning täna me näitame teile leiutaisi. No nüüd filmi leiutisi juba. Nii, ja, nii. Oota, filmi koos minuga. Nii, ja siin näeme me Oskari leiutist. Sellega tehakse igasugu... Kuule, mul tuli mõte. Lähme vaatame, Oskar istub ise seal samas. Lähme vaatame, mis Oskar ise räägib nende leiutiste kohta. Nii, Adalberg, tule nüüd minu järel, eks ole. Nii, väga hea. Ja nüüd istu sinna maa. Ja, olemegi jõudnud siia meie leiutajate küla kõige parema leiutaja juurde. Oskar, nagu näha, käed jalad on tal kõvasti tööd täis, ei ole aega rääkidagi praegu. Ja. Aga vaatame, Oskari kõrval on siin praegu üks Oskari sõber. Ma ei ole varem näinud, kes teie olete ja mis teie siin teete? Tere, minu nimi on Siim Lepisk, ma olen SEB Panga innovatsioonijuht ja mul on hea meel siin leiutajate külas olla, et leida neid leiutisi, mis võiks muuta maailma, mis saaks paljude elu paremaks teha, et tekiks mingi uus innovatsioon. Innovatsioon, tead Siim, see innovatsioon, see on küll sul ilus sõna, tead, kuulsid Adalbert, innovatsioon, tead, aga mis see üldse tähendab muidu? Innovatsioon on see, kui sa lood mingisuguste kasutajate jaoks mingit väärtust. Kas sa tekitad midagi, mis neile rõõmu valmistab või mis need mingi valu ära võtab või midagi kiiremini või lihtsamini teeb kui varem. Kui sa leiutad midagi head, siis sinna tulevad ka inimesed või loomad, kes hakkavad seda kasutama ja võib-olla on nõus isegi maksma selle eest. Ja, minu ääratuskell on ka näiteks väga vajalik. Aga kuidas teie üldse siis teate, kas inimestel või loomadel või kärbestel või neil seda vaja läheb? Kas te siis küsite nende käest? Või siis koguni teevad mingisuguse suure uuringu või? Kuidas te teete seda, Siim? Just, et kujuta ette, et sa teed midagi, mida mitte keegi ei hakka kasutama. Kas pole traagiline, sa kulutad palju aega, palju materjali selle peale, et mitte keegi ei hakka seda kasutama. Et selle jaoks tuleb enne seda küsida, et kas see tegelikult mingit probleemi ka nende jaoks vahendab või kas see teeb kuidagi nende elu paremaks või rõõmsamaks. Näiteks nagu jaapanlased. Jaapanis. Teate, su suumu elab ka Jaapanis. Meil on Jaapani mesilane. Ai, see on vägev riik, tead, mis seal Jaapanis? No, jaapanlased ütlevad, et tuleb 7 korda küsida, miks. Et miks on nii, aga tegelikult miks on nii, aga ja miks see suva tähtis on? 7 korda, päriselt räägid, Siim, 7 korda, mina küsin mõnikord Rutta käest 3 korda juba, tema juba tormab majast välja, ei jõua kärbes Jaaku kuulata, teada. Siim, 7 korda, kõndel, et 7 korda või? No see on hea märk, et kui ta välja tormab, tõenäoliselt sa oled jälle natuke valel teel, teed midagi, mida tal tegelikult ei lähe vaja. Aga see on hea, et sa saad selle signaalis, et sa saad ei, sellepärast, et kui on ei, siis sa saad hakata jälle uurima, et mida on vaja õigesti teha, et sa ütleks jah. Tead, Siim, ma praegu kuulasin, tead, sa räägid ikka väga huvitavat juttu, tead, ja. Eks meil tegelikult olegi ju aega kõigil leiutada, nagu meie Oskar, tead. Tema aastaringselt leiutab kogu aeg, muud kui leiutab ja leiutab. No see leiutamine ongi selline püsiv protsess, sa teed iga päev, iga nädal teed midagi paremaks, et siis see innovatsioon tekib, siis tekivad mingisugused leiutised, mis kellegi elu oluliselt paremaks teevad. Ja teil on tõesti aega kuni märtsikuuni, et oma leiutise ideed meile saata. Märtsikuuni, porgand võtaks. Nüüd ma pean kiirustama. Adalbert, mis nüüd juhtub? Saade käib alles ju. Adalbert, tule kohe tagasi. Adalbert, kus nüüd? Kuulsite? Olge teiegi tublid, leiutage õigesti ning innukalt. Teil on aega kevadeni.